Nii, jäädvustame. Anette teeb 210. Ma hakkan filmima, sest siis tal on väike pressure peale, ta teeb ilusti ära. Kas sa ka filmid mul täpselt? Ahma või Saina või? Ei. Okei, thanks. Tahad või? Ei. Sa võid ausalt öelda, kui sa tahad. Davai, sa ei tunne vahet, tuleb kindlasti hästi. Ilus, davai. Lebo! Sitaks easy ju. Jaa, easy. Sest 150 oli fucking 500 korda raskem. Näite asja nüüd. On täna. Oh, girl. Ma ei ole lükkates näinudki seda Peppu. Quadid on insane täna. Näita for the people. Oh my god. See oli mingi kakafleks. Okei, kutid. Täna me oleme siin idas jälle, nagu te näete. Mul on siin kallis Anette. Ja täna me teeme väikse snowman taste testi. Ma sain selle mingi 2 nädalat tagasi Beriti käest. Ma tahtsin kindlasti videot teha, et see lihtsalt oli mul kapis. Ja nüüd me proovime seda. See on Grape Boost flavor. Ma ei ole kunagi ühtegi snowmani kunagi proovinud. Anette vist on. Ma olen big fan. Ja õunaama oli vist. Ei, see on mu lemmik. See on nagu kõige fucking parem. Ma ei saa küntega lahti. See on nii fucking crispy on ju. See on külm ka nagu. I love that. Kas sa oled fucking obsessed? Mida? See on kind of meh. Hea, aga see ei ole nagu mingi wow. Aga ma mõtlen lihtsalt selle peale, et see maksab mingi üle 2 euri poes. Ma arvan, ma ei ostaks nagu. Ma ostan enne Noko ramaneidi. Me jääme äkki influencer girli siin. Ma pean nüüd trustima. Mine trustima. Tuled kaasa me? Nii, Anette läheb trustib nüüd. Ta tegi meil täna 210. Ta on freaking beast ja ta on ülitubli nagu. I'm so proud of her. Ta peab olema nagu This makes my ass fucking nasty. Mis me sõime? 30 grammi makarone. No, siis ma panin neid juurikaid suht palju ja kanapli. Tean, mina sööd segu, aga ma söön seda fitnessi seda 100%. Fucking viskas. Mis siin ka seda nüüd? Ei, veel on üks avokaado ja jääsalat ka. I think you better start trying to shoot that a lot. Say it tomorrow, I think this shit is never gone. Easy because you wake up on. Just give as much as you take, forgive as much as you hate. Or get the fuck out. I'm running the dick out, cooking for old out. No, just taking it slow. I'm feeling one out, looking for old out. Somebody show me a dope. I was waving, waiting for you, boy. And I was drowning. I went crazy. I'm going crazy, boy. Found out, was doing hell. Now I'm waving, waiting for you, boy. And I was drowning. I went crazy. I'm going crazy, boy. Found out, was doing hell. Now I'm waving. Now I'm waving. You know, just taking it slow. Somebody show me that dope. You know, just taking it slow. Somebody show me that road. Tere tulemast minu 3. nädalasse. Ja me oleme nüüd 3 nädalat on jäänud võistlusteni. Ettevalmistused juba vaikselt käivad. Ma olen siin tublisti ja regulaarselt
nahka juba hoolitsenud. Valmistame ette seda siis nii-öelda grimmiks. Ma olen siin mingisuguseid nippe uurinud, proovin, vaatame, testime, aga midagi üle nagu ei tohi teha, sellepärast ma ei taha nagu riskida sellega, et kuskilt jääb ebaühtlane või krobeline või ma tahan täiega kindlasti teha ühe Monju taste testi. Meie treener käis siis Soomes, igatahes ta tõi kõikidele tüdrukutele siukse nunnu roosa monsteri. Nii cute pudel, mulle meeldivad, siin on mingisugused väiksed mõmmikesed peal. Ma näitan teile kohe. Siin on siuke täiega elevil, et seda proovida. Cheers! Issand, ma ei saagi aru, mis maitsega see on. See on väga nagu maheda maitsega, et ta ei ole üldse magus nagu mingi kirss äkki või. Selle nimi on Ultra Fantasy Ruby Red. Aga mul ei ole õrna aimugi nagu, mis maitse see võib olla. Googledan. Okei, Google ütleb, et see on Ruby Red Grapefruit. Me tahame näha, kuidas see välja kannab või? Ma toon klaasi. Veiniklaas, millest ma nii peaimselt juua midagi ei saa. Let's make it fancy. See on lihtsalt väike roosa. Cheers! Aitäh sulle, Stas, et sa mulle tõid selle. On selle kindlasti kõik ära ja naudin seda. Aga mis veel põnevad? Meil on nüüd trenni intensiivsus on suht madalaks võetud. Koormust on vähem. Sammud, kardio, kõik on sama. Toit on hetkel ka sama, sest kõik töötab ja kaal vaikselt kukub. Poseerimist iga päev nüüd. Ma olen ise endale nagu loonud sellise... Ma olen ise nagu sunnin ennast iga päev poseerima, kas või korraks lähen kontsadele ja teen oma iWalki läbi. Harjutan mingeid asju, mis vajavad veel harjutamist. Üleüldises võtmes mul ei olegi nagu mingisugust hirmu või midagi. Ma ootan räigelt elevusega. Ma tean, mul siin eelmine nädal oli täiega pekkis. Muretseda ei ole vaja, ühesõnaga. Ega siis midagi. Hakkan tegema endale vaikselt süüa. Mul on hetkel makaron, kanahakk-liha, tomatipasta, maitsestatud veidi küüstaugu oreganoga, aga mitte miski ei ülata minu lõunasööki hetkel, mis on siis see lahjakohupiim. Skir on täiesti unustatud asi. See on uus teema. Mulle nii meeldib selle tekstuur, selle maitse, kõik selle juures. See on odavam, see on palju parem. Ma sööks seda ausalt öeldes, ma arvan, mingi 3 pakki korraga ja no... Ma olen sellest praegult sõltuvuses, nagu ma ütlen ausalt. See on lihtsalt nagu parim asi maailmas. Selveris oli see just soodukaga ja sinna peab nagu väga varakult päeva jooksul siis nagu jaole saama, sest et kui sa lähed pühapäeva õhtul, nagu mina ükskord läksin, siis absoluutselt kõik oli otsas. Ma ei saanud isegi kanafileed poest. Saate aru? See oli täiesti kohutav. Ma käisin vist mingi 4 poes kokku. Ma lõpuks võtsin promost mingid broileri filee tükid vist või midagi, aga makrote poolest need olid nagu halvemad. Nad ei sobinud üldse hästi minu sellesse meal plan'i praegu. Aga ma mängisin asjad ümber ja ma sain hakkama selles mõttes. Food prepi nagu üks miinus on see, et kui sa jätad oma asjad viimasele minutile, näiteks pühapäeval õhtul poodi minna, siis unust ära, et siis nagu oma asjad saad. Ja ma tean, et mul tegelikult on, sest ma käingi kogu aeg vist mingi 3-4 poes, et kõik oma asjad kätte saada, sest et ma ei ole nõus lihtsalt asendama asju, mis on asendamatud minu jaoks praegu. Nii, aga aitab nüüd mölast. Ma lähen varsti teen endale süüa ja teiega ilmselt me näeme siis treenis. Nii et näeme varsti. Go, jah? Igatahes. Nii, esimene harjutus on siis lendamine. Teeme seda 8 kiloga ja 10 kordust. Okei, 8 on palju. Lähme 7 peale. Oleme defitsiidis ja meil on niisugune teema, et meil on koormust vähemaks võetud nüüd ja me peame tegema ilusti, keskenduma tehnikale ja sellele nii-öelda muscle brain connectionile. Anyways, mul hakkab juba tegelikult täiega palav, nii et Батя токарь, я тиктокарь. Батя токарь, я тиктокарь. Маша ja Karu käib telekas. Батя токарь, я тиктокарь. Ма, ты не понимаешь, мама, ты не понимаешь, ты не понимаешь.
тиктокер. Батя токарь, я тиктокер. Батя токарь, я тиктокер. Õues on juba kottpime ja ma lähen nüüd koju pessu sööma ja magama. Homme lähme tööle ja siis muidugi ka teeme trenni, et siin midagi erilist ei ole. Trenn oli täna päris okei. Poseerisime ka Beritiga ja lähme lihtsalt lükkame rutiini, midagi erilist ei ole siin. Eile mul tuli korraks väike siuke võistlusärevus sisse juba. Varsti ongi see aeg käes, kus me lähme Beritiga registreerima. Ma arvan, et seal juba nagu tuleb korralikult kohale, et juba ongi asi käes. Siiamaani on kõik okei olnud, mul tegelikult kaal okei selles mõttes, et tegelikult mul kaal veits seisab praegu. Ma räägin treeneriga läbi, võib-olla võtame toitu natukene veel vähemaks. Ma ei ole selle üle kindlasti õnnelik, nii vähe on jäänud ja ma tean, et see kestab lühikest aega ja varsti ma saan jälle rohkem süüa, et see on okei, ma kannatan nagu selle ära ja ma tahan ikkagi ju võimalikult hea seal laval välja näha. Ma söön nüüd keedumuna ja tuunikala, panin siia ka lehtsalatit veidi ja sibul. Täna on põhimõtteliselt trennivaba päev, aga kardio on vaja ikkagi ära teha. Magasin meeletult hästi täna, mul see uus melatoniinisprei töötab väga-väga hästi. Ma olen juba 9 voodis, ma saan ilusti 8 tundi täis ja ma märkan kella 6 ajal, siis mul on nagu väga mõnus. Aga ma lõpetan nüüd oma hommikusöögi, panen ennast riidesse, pakin asjad ja lähen tööle. Good morning! Kell on 10, me teeme juba ülakeha. Täna teeme üksinda, esimest korda, aga pole midagi keerulist, me oleme juba nii palju koos teinud, et saab ilusti hakkama. Aga esimene harjutus on siis Y-raises ja teeme siis 10-12 kordust. Vastavalt sellele siis paneme ka raskused. Viimane exercise, crunchid. Siiamaani mul on nii meeldinud see trenn praegu, ma keskendun nii palju nagu lihasse tööle. Ma ei keskendu absoluutselt nendele numbritele ja raskustele ja see tõmbab nagu täiega selgeks mul kõik. Et ma olen täiega nautinud seda trenni siiamaani ja hea on olla. Aga selleks, et siia jõuda, on vaja ennem draamatseda ja nutta.
ma juba ette vabandan ära, kui mu videod siiamaani on olnud kuidagi nagu tuimad või igavad. Peamiselt ma olen jõudnud lihtsalt filmida ainult trenne, et mingeid muid oma tegemisi ma ei ole filminud. Ma lihtsalt ei jõua, mul ei toimu põhimõtteliselt mitte midagi, ma käin lihtsalt trennis ja ma tulen koju ja ma puhkan. Kõik nagu võtab meeletult palju energiat. 2 nädalat on jäänud. Ma ausalt öeldes ei tea vahel nagu, kuidas neid nädalaid lugeda, sest et tegelikult nagu 2 nädalat on veel, siis on peak week nagu võistlusnädal küll, aga nagu nii-öelda see nädal, mis toimub enne võistlusi, ma lihtsalt loen nagu kuni selle peak weekini, siis on 2 nädalat. Nii, kuidas meil olukord siis praegult on? Väga väsinud olen, lihtsalt ma ei suuda seda paremini kirjeldada või kokku võtta. Ma olengi lihtsalt täiesti väsinud. Filmimine on nii raske, töötlemine on nii raske, nagu lihtsalt maha istuda ja hakata töötlema. Ma teen seda 5 minutit ja ma juba ei viitsi enam. Nagu see, ma tahaks lihtsalt voodis olla ja mitte midagi nagu teha, et kas magada või vaadata mingit sarja või filmi ja lihtsalt nagu puhata. Mis veel? Toitu on meil nüüd uuesti maha võetud. Mul läks 30 grammi valku maha. Süsivesik ja rasv on hetkel sama. Aga ma tegelikult tahtsin nagu rääkida rohkem sellest, et mis mul viimasel ajal nagu toimunud on. Mul on siuke teema, et ma olen väga nagu kriitiliseks ja analüüsivaks muutunud enda suhtes. Ma olen hakanud nagu oma vormi kallal nokkima ja ma ei peaks seda tegelikult tegema. Või tegelikult eile oli siis esmaspäev. Ma tegin check-in pildid ja ma tundsin ennast meeletult halvasti. Ma tundsin, et ma olen liiga paks, ma ei ole piisavalt lihastes, ma ei oska nagu poose hoida ja kõik oli nagu valesti minu jaoks. Ja kirjutasin sellest ka oma treenerile, ta rahustas mu maha ja ta tuletas mulle nagu meelde, et see ei ole minu ülesanne seda teha. Pean lihtsalt ise praegu olema rahulik, kui treener näeb, et on vaja midagi muuta või vormist lahtudes, siis nad teevad seda. Nad on praegult minuga väga rahul. Meeletu nagu negatiivsus ja mingi laine tuli mulle nagu peale, et ma ei ole valmis selleks hooajaks ja kuidagi nagu siuke ülinegatiivne algus oli eile sellel check-iniga. Ja ma rahunesin maha ja kõik oli korras, ma sain ka oma lähedastega rääkida ja see päev nagu vaikselt läks positiivsemaks. Ma sain ilusti trenni eile tehtud ja täna hommikul oli kaal jälle kukkunud. Ma loodan, et ta läheb nüüd stabiilselt ja ma tegelen nagu selle kannatlikkusega, et ma ei saa nagu nõuda endalt kohe kõiki tulemusi ja et kõik nagu kohe ideaalselt välja tuleb, et peaks pigem olema rohkem hetkes, nautima seda protsessi ja mitte üle mõtlema nii palju. Aga see ülemõtlemine nagu tekib meeletult ruttu ja lihtsalt, sest et ma olen nii kaua ikkagi ette valmistunud selleks võistluseks ja ma olen nagu väga palju pingutanud ja tööd teinud selle nimel, et ma seda ka saaksin. Aga ikkagi ma nagu pean tegema rahu sellega, et ükskõik mis ka ei oleks, et seda on vaja lihtsalt nautida ja see on nagu võimas kogemus ka. Proovin sellega nagu tegeleda, et kui mul need mõtted tekivad, et siis ma nagu kutsun ennast sealt ära tagasi, toon nagu maa peale, proovin teise nurga alt nagu vaadata ja olla ikkagi positiivne. Ma leidsin enda jaoks uue lemmiku, ma näitan teile. Need on siis shirataki nuudlid. Nendes on 100 grammis on 10 kilokalorit. Süsivesikuid on 100 grammis 0,8 ehk siis ma lisan neid nii-öelda volüümi jaoks tavalistele spagettidele veel juurde, et nagu visuaalselt oleks rohkem toitu, mida süüa. Ma pole 100% kindel, millest need tehtud on, aga titaan juurest. Neid tuleb siis kuivas ja toatemperatuuril säilitada, et külmkappi neid vist panna ei tohi, aga samas ma ei usu, et nendega väga nagu midagi juhtub ka. Ühesõnaga, need on mul siis praegult kindlasti lõunas ja õhtusöögis. Ma õhtuks enam vrappe ei söö, aga selles mõttes, et kuna ma olen ikkagi hetkel dieedil, siis see on justkui nagu siuke hea variant, kuidas nagu dieeditoidud nagu mahuliselt suuremaks teha, aga toiteväärtus ei ole selles väga midagi. Täna on meil siis jalapäev, ma vaatan, kuidas läheb, ma proovin filmida, aga ma olen tegelikult väga elevil selle teise nädala suhtes. 3. nädal läks nagu nipsust, ma ei tea kuidas, sest et mul on siuke tunne, et aeg seisab kõike, mis ma teen, nagu ma tunnen, nagu mul oleks aeg luubis. Ma proovisin välja lõigata praegu ka Monsterid ja energiajoogid, aga kui ma joon, siis ma joon mingi 1 noko päevas. Ma vaatan,
kui hea mõte see on, aga ma ei taha väga palju kafeiini tarbida, sellepärast ja ma tean, et ma kipun nagu vahepeal võib-olla natuke kuritarvitama neid, et ma joon mingi 2 Monsterit ja 1 Nocco päevas. See on siuke nagu piir minu jaoks. Hetkel ma olen suutnud oma unerütmi niimoodi paika saada, et ma lähen umbes 9:30 voodisse ja 10-st ma põhimõtteliselt juba magan, sest ma ärkan niikuinii mingi 6 paiku ja et ma saan ilusti nagu siuke 7-8 tundi kätte ja uni on praegult nagu meeletult tähtsal kohal minu jaoks. Aga ma olen väga elevil selle Peak Weeki üle ja ma tahaks juba seda täiega filmida. Ma tean, et järgmine nädal ma lähen juuksurisse lõpuks ja ma kindlasti filmin seal seda ka, et milline see outcome on, värgid-särgid. Hetkel siis nii, aga tegelikult varsti on mul lõuna mingi siuke tunni pärast ja ma võtan praegult otsa kokku selle väikse sissejuhatuse klipi. Siis vaatame, kuidas ülejäänud nädal välja näeb, aga jah. Nii, me sõidame nüüd Tähesajusse. Lähme teeme lower body. Natukene lükkasin siin aega edasi, sest ma tegelesin mingite tähtsate asjadega. Sõin oma pre-workout meali ära. See oli räigelt hea. Ja lähme vaatame, kuidas tänane trenn välja tuleb. Ma tahan selle võimalikult kiiresti täna ära teha, et saaks koju tagasi minna puhkama. Ma olen siin nende magustajatega ennast nii ära nagu hellitanud, et ma ei kujuta ette, mis saama hakkab, aga ma usun, et ma saan hakkama. Hello friends! Oleme tagasi. Viimane tööseeria Hip Thrustil. Siiamaani on ikka tegelikult suht heavy olnud, aga tuleb ilusti 12 ära, nii et raskust maha ärme võta veel. Mõnus on. No tegelikult ei ole. Ma ütlen ausalt, ei ole üldse mõnus. Hingamisega on kuidagi raskusi täna. Ei suuda keskenduda eriti. Aga nii, ärme siin pikalt pläkuta. Hip Thrust on hea harjutus. Tehtud, yes. Hard part's over. Ja minu 230-st sai 180. Nipsust. Üldse ei meeldi need praegu. Üldse ei meeldi. Nii, we are back with the leg curls. Oi. See ei meeldinud mulle praegu. Üks kord veel seda ja siis on kõik. Meie kõigi lemmik hack squat. Vot see harjutus teeb mind korralikult. Mulle meeldib see, et see on nii raske. Samas ma vihkan seda, et see nii raske on. Aga see tuleb ära teha. Okei, vaatame, kuidas esimene tuleb. Puhtalt lihtsalt distsipliin on nüüd. Siin ei ole enam mitte mingisugust funni. Siin pole mingisugust trilli-tralli. Et siin on lihtsalt nasty ass work. Ma väga vabandan, kui ma nagu solberdan oma sõnadega, sest ma ütlen ausalt, ma ei saa ise ka vahepeal aru, mida ma räägin. Kui ma mingeid videosi töötlen, siis ma vahel mõtlen, mida ma häman ja ma pean selle nagu enam-vähem adekvaatseks töötlema. Ja ma ei saa enam nagu aru, mida ma räägin. Keep on moving, keep on pushing, keep on moving.
see oli täitsa okei. Me saame ühe korra veel sellise. Nii, mul on viimane veel ja siis teeme kardiot. Nagu te näete, siis minust on saanud ellipsi tüdruk nüüd. Ei tee enam lindi peal. Mulle hullult meeldib ellips. Varem ei meeldinud üldse, aga siin üks päev ma lihtsalt mõtlesin, ma proovin ja hakkas meeldima. Pulss läks ilusti ülesse, ei pidanudki nagu väga palju vaeva nägema. See ei põruta mul jalgu nii palju kui kõndimine ja üldiselt kuidagi siuke nagu mõnus. Et alguses ma olin täiesti vastu sellele, sest et minu jaoks see liigutus ise oli nii nagu ebaloomulik, sest ma ei ole kunagi seda teinud, et kõik kardio, mis ma olengi teinud, oli alati kas trepp või siis selle lindi peal kõndimine, kallakuga siis kardio jaoks. Ja need olid nagu tuttavad minu jaoks, et ma kunagi seda ellipsit nagu ei eelistanud. Aga nüüd ma eelistan ja ma olen väga õnnelik selle üle. Mõtlen isegi, et äkki peaks koju ostma endale. Talvel oleks nagu hea kardiot teha lihtsalt kodus dressides või T-särgis lihtsalt, et nagu ei pea selleks saali tulema, et kardiot teha. Tänane kuupäev ju. Täna? Oh my god! Jõudsin hiitrasti soojens ära teha. Väga hea. Kõik tuleb külmaks vahepeal. Ei lähe. Nii. Tere! Tere! Teate, mis päev täna on? Me saime merchi kätte. Raudselt siis, kui see video üles läheb, siis juba kõik ammu teavad nagu, aga kes meid Instagramis ei jälgi, siis teie ei tea. Me tegime Beritiga oma esimesed tiimi merchid, disainisime ise. Kulutasime oma närvirakke sitaks. Jaa. See tundus palju kergem, kui see actually oli. Ja terve protsess oli nagu... See jebimine kõigi nende arvude suuruste, kes tahab mida, mingid disaini pisidetailid, kõik asjad. Eks me võib-olla natukene tulistasime endale jalga sellega ka, et me nagu nii palju variante käisime välja kõigile. Olid ilma nimeta särgid, et võistlejatele tulid siis nimedega särgid ja need, kes ei võistle, saavad siis ilma nimeta. Et siis see on nagu väike motivatsioon, et tuleb võistlema minna, siis saad nimelise särgi. Ja siis Laura tegi veel Oljale selle lavameigi bluusid eraldi. Sööd oli palju, aga... Võtame välja. 1, 2, 3. La la la. Oh my god, it looks so cool. Tagant. Ja tagant. Nii nice. Oh my god. Siis see firma, kellega me tegime koostööd, on WePrint ja väga soovitame. See naine oli väga... töötas meiega kaasa. Ja mulle räigelt meeldis see ka, et ta nagu täpsustas üle, et kas kõik on õige ja et kas kõik läheb töösse ja et kui mingi disain oli veits nagu
kas ei sobinud meie algse mingi plaaniga, et siis ta nagu juhendas meid, et mida ta saab teha, mida ta ei saa teha, et ta pidi nihutama. Ei olnud see, et me tegime kavandi valmis ja siis ta saadab meile selle lihtsalt nagu, mis ta teha saab, et ta nagu kooskõlastas kõik sammud nagu meiega läbi, et see oli nagu väga nice. Ja mulle täiega meeldib, et nagu see on selline tavaline print, on ju, noh, sa ei tunne seda, aga selle Navikon tiimi me tegime üks nagu kandel ikka kummimaterjal või ikka paksam. See minu arust on täiega lahe. Üliäge. Nii, ja siis meil on tegelikult teine disain ju ka. Front on siis sama ja tagant. Aga proovime selga. Ma ei tea, ma näen kõiges naljakas välja praegu. Prepil olles tõed. Oh my god! I love it. Nii lahe. Täiega meil on ka lõpp. See cool. They are fucking awesome. Ma ka, kogu aeg on RDL, kui uus gym fit on nagu. So, we are proud. Nii, anyways, me nüüd jätkame oma trennidega ja siis kindlasti näete ainult neid särke siin saalis kandmas või igal pool Instagramis, nii et get ready. Tere! Meil on täna sümboolne viimane jalapäev. Ma olen väga elevil, samas natuke kurb, aga täna on siis nagu täies mahus viimane selle nädala jalapäev. Järgmine nädal on juba peak week, mis tähendab, et treening on hoopis teistmoodi. Ei tee nii nagu muidu, ehk siis täna on nagu täies mahus viimast korda. Enesetunne on hetkel hea, aga kuna ma olen siin vahepeal juba nii palju kaalu langetanud või noh, kaal on nii palju kukkunud, siis ma tunnen, et selle seeriaga, mis ma tegin eelmine nädal, selle raskusega on nüüd kordades raske. Aga esimene harjutus on meil hip thrust ja teeme sellise mõnusa jalapäeva täna. Tuju on ülihea, magasin väga hästi, ma olen väga elevil. Mul on nii nukkar, et see viimane jalatrenn on, aga samas nagu ma olen õnnelik ka sellepärast, et palju tööd on tehtud, nagu palju tööd on tehtud. Ja nüüd saab hakata vilju nautima ja puhkama, et see on siuke teistmoodi hea tunne. Nii, see on viimane seeria. Aitäh, et sa oled minuga sellel teekonnal kaasas olnud. Ei, ma ütlen seda lõpus. See on harjutus, mida ma siin juba olen grateful nagu. Davai. In my head when you come into my life I was dead. Kutid, kes meil siin on? Oh yeah. I feel step by step on my way. Vai flexi mulle. Tere, see on nii pistets nagu. See ei ole päris. See on räige. Even if I want to restart, it does not hurt, no need to wait. My frozen mind in a plate. Vanaisa sokid või? Kaitseväe sokid. Need on soojad, okei? Meie sandwich girl. Näitame neile, kuidas see tehakse. Sandwich. Sulle meeldivad võileivad ju? Meie NPC bikini. Mis asja? Sul on juba. Mis sul see üks jalg niimoodi on? Pane otse jalad. Nii mugav. Ei, niimoodi vaja. Lähed ise, Ei ole, mis jutt see on? Ja vaata nagu. Näita mulle, kuidas sul on jalad. Pane niimoodi. Ei, sul on niimoodi ja. Vaata, kuidas sa teed niimoodi. Teed küll. Sa tegid niimoodi. When
oi, palju juba. Yes, extensions. Sa ka või? How many times go away? I feel step by step on my way. No more feelings in my heart. Even if I want to restart, it does not hurt, no need to wait. My frozen mind in a play. Ja ongi jalapäev kohe läbi. Siiamaani on olnud väga mõnus. Õnneks Tass on siin olnud. Sain häkil temal, sain veits abi, sealt oli olemas, sellest piisas. Väga mõnus jalapäev on olnud. Üle pika aja ma nautisin seda, aga ma ei ole väga kurb, sest ma tean, et siit edasi tuleb nüüd ülivinge nädal. Ma olen nii elevil, et jah, vaatame, mis saama hakkab. Mul on see telefon veits kahtlaselt pandud praegu, aga ma võtsin jälle täna hommikul natuke liiga suure tiiru jalutamiseks. Ma olen kõndinud mingi 37 minutit. Jah, see ei ole mingi väga palju, aga ma ei ole veel hommikust söönud ka. Ja ma väsisin nii ära, et ma avastasin, et ma kõnnin niimoodi. Ma lihtsalt ei jaksa oma ülakeha üleval hoida enam, ma tahaks juba pikali minna. Aga mul on koduni mingi 200 meetrit, nii et ma lähen koju, teen omale hommikusöögi ja siis jah, näeme siis. Nii, tegin omale väikse hommikusöögi, see on see, mida ma söön praegu. Aga ma jõudsin nüüd jalutamas tagasi. Tegin omale kiiresti oma hommikusöögi valmis, et ma saaks seda kohe sööma hakata, kui ma olen siin selle jutustamise lõpetanud. Aga polnudki kõige hullem see jalutamine. Aga ja, ma kuidagi nagu kardan alati, et ma ei saa piisavalt palju samme täis ja siis ma võtan mingi suurema tiiru ja mõtlen, et ma kõnnin siit ka veel ja et ma lähen siit kaudu, et siis nagu tuleb ilusti täis, aga alati lõpuks ma olen lihtsalt mingi okei, nüüd tuli rohkem, on ju. Aga sellest pole hullu. Ma võtan ühe ampsu, ma lihtsalt ei suuda istuda siin samal ajal niisama jutustada, kui ma ei saa ühte ampsu võtta. Issand, kui hea see on. Nii hea. Nii, ma loodan, et ma nüüd mustsõstreid oma pükste peale ja tavaliselt nii kui valged riided selga paned, siis määrid ära. Meil on täna pühapäev, siis hakkab peak week. Ma olen juba välja mõelnud endale mingisugused toidud, mida ma järgmine nädal söön. Visioon on siis lõunaks teha endale bataati ja siis keedukana. See kõlab kahtlaselt, aga ma tahaks teha nagu rebitud kanaliha tomatipastaga. Panna veits oreganod, nii palju soola, kui ma saan, on ju. Ma otsustan, et ma teen niimoodi, et ma kaalun endale topsikese sisse selle päeva kogus ära ja siis ma sealt nagu võtan ja panen endale toidukordade peale, et ma proovin nagu võimalikult võrdselt ära jaotada selle päeva peal. Aga see oleks siis nagu siuke taadiga loaded fries idee. Õhtuks siis ma arvan, et ma teen lihtsalt endale kõnahakkliha ja spagette. Ka sinna midagi võib-olla veel juurde, et mul on nagu väga maitsevad spagetid, üldse makaronid. Täna hommikul märkasin tegelikult jõhkra ärevusega, et mul tuli kuidagi see lavahirm täiega nagu peale ja ma mõtlesin isegi korra, et ma ei taha minna sinna nagu lava peale istuda või nagu astuda sinna, kus kõik inimesed vaatavad ja see nagu tundus nii hirmus hommikul. Aga see läheb üle, see on pidupäev, seda tuleb nautida, selle jaoks on nii palju vaeva nähtud ja vahet pole, mis ka ei oleks. Ma tean, et ma olen õnnelik ja
ja ma tahan seda nautida. See oli lihtsalt nagu, ma arvan, siuke loomulik nagu tunne. Kindlasti ma tunnen seda veel, aga katsun ennast vaikselt siin juba valmis panna. No ma tegelikult olen seda teinud suht pikalt, aga täna ma lähen kuskil peale lõunat idasse kardiot tegema. Täna me saame Beritiga ka kokku. Teeme koos poseerimist ja siis tuleme koju. Aga jaa, ma olen ülielevil selle Peak Weeki osas. Samas täiega hirmus ka. Aga it's gonna be worth it ja 2 nädala pärast saab juba purksi. Okei, me veel ei tea, kas me lähme purksi sööma või mitte, aga no idee poolest ma tahaks mingit ülihead nagu restoranis burgerit, mitte mingit, ma ei tea, Mac'i või whatever on ju, et ma tahaks ikkagi nagu siukest mõnusat, päris lihast, päris nagu võimalikult head burgerit. Ma vabandan ka, et ma ei ole olnud väga siuke aktiivne filmija. Ma tean, et mu klipid on nagu väga random, et mu eelmises videos see tuli pikem, sest ma panin lihtsalt 2 nädalat kokku, on ju. Sest mul lihtsalt ei olnud kuidagi nagu materjali või ma lihtsalt ei olnud nagu sellises monteerimis nagu mingisuguses voolus, et ma ei teadnud, kuidas mida teha ja ei olnud nagu visiooni ja kui mul visiooni ei ole, siis mul on nagu raske midagi teha. Ja rääkida, mul tunnen, et mul mingi aeg ei olnudki üldse lihtsalt mitte midagi rääkida, et ma olin nii väsinud, ma ei viitsi mitte midagi teha ja rääkida. Et ma tahtsin lihtsalt nagu olla oma ette ja oma voodis ja nagu vaata või mingis omas selles mullis nagu. Ma proovin sellest uuesti välja tulla, sest ma ikkagi ju tahan jäädvustada neid hetki ja kõiki asju, et siis ma proovin seda nüüd parandada. Nii, aga head isu mulle ja näeme teiega varsti.